täis naati korralikult. Palun, siit võib saada naati. Esimest korda toimus Ajaleidja loomemajas Põdrakanepi festival 2024, mida põnevat pakuti ja tehti seda uuris Valgusmeedia otse koha pealt korraldaja Sandra Puusepa käest. Siia samma taigna hulka ja nüüd paneme ka vett. Teil on kõigil väga hästi juba segunenud. Nii. Mul on siiralt hea meel, et rahvas on umbrohu usku. Metsarestorani peen toidugurmaanide töötuba on väga populaarne ja niisamuti tullakse tegema ka lihtsaid naadikotlette ja nad saavad väga hea tagasiside. Ja madalamaks. Okay. Nii, et 1 sentimeetri paksuna võiks ta olla, siis ta saab ilusti küpseda. Korilusretk, mis meil just lõppes, sellega läks nüüd küll hästi, sest päike on läinud nüüd pilve taha ja päris tumedaks läinud taevast ootab siin veel niisugust mõnusat valangut, aga need seiklused käivad asja juurde. Oksa meisterdamise töötuba, mis on saanud palju kõlapinda meedias, näitab, et inimesed austavad loomulikke ja looduslikke ehitisi. Ma isegi teeksin niimoodi. Ja ülemise punuda. Ja siis nad, jah. Ja ülemise võib punuda, võid ka mitte punuda. Võid täitsa lahti jätta. Okay. Et selle ma lihtsalt praegu tegin nagu selle järgi, mida me koolitusel õppisime, tegin ühe näidise. Need töötoad ja tegemised siin kokku on kohale kutsunud täpselt seda sorti rahva, kes just hindavadki seda looduslikku, seda pärimuslikku ja siit saab ainult minna edasi ja suuremaks ja edaspidi tulge kõik osa saama, sest see on midagi südamele ja hingele. Korvipajuga me harjutasime seda ja see oli nagu nii hea, ta paindus igate moodi. Umbrohu lõhnalise roherõõmsa päeva lõpetas Polina Tšerkassova helisevate muinaslugudega Ajaleidja loomemaja saalis. Polina jutustas muinasjutte nii veenavalt, et vahel tekkis tunne, nagu need polegi välja mõeldud lood. Ja see imeline muusika erilistel pillidel ei jätnud kedagi puudutamata. Korraldajad jäid igati üritusega rahule, mis julgustab samalaadset ettevõtmist ka järgmisel aastal korraldama ja siinkohal tänab Ajaleidja loomemaja olulist ürituse toetajat Eesti Kultuurikapitali. Päriselt ühest tükist, kui ta oleks selle lühema osa võrra veel pikem, siis keegi oleks saanud seda mängida, ta oleks inimese pikkuse jaoks liiga pikk, liiga suur. Nii et siis nad mõtlesid sellise kanalisüsteemi välja. Nii et see on sul hea rändurikepp või sauni, et sa toetud sellele ja siis saadki inimese mõnusalt ringi sul käia ja toetud sellele. Nii.